aga korda läks, oli Opel Monza, mis oli siis Lätist tulnud ja mitte sugugi originaalkorras, vaid ülimaitsekalt tuunitud ses mõttes, et auto keredi välisdisaini ja sisemust originaaliks jättes, aga siis vahetades ära vedrustusest, auto oli palju madalam teiste velgedega ja vahetades ära auto mootori. Et kui mina mäletan Opel Monzat keskkooli ajast, mul klassivennal oli 3-liitrine Opel Monza originaalmootoriga siis toona. Ja toona oli, no esiteks see mootor oli arusaamatult suur ja teiseks oli see mootor koos automaatkäigukastiga, mis nõukogude ajal sündinud inimesele oli üldse nagu täitsa võõras asi, et mis asi see automaatkäigukast on, et kuidas see nüüd töötab veel. Et sellest autost on keskkoolist toredad mälestused ja too auto siis klassivennale lõpuks osutuski natuke võimsaks, sest et tema roolis mina tagaistmel me tegime siis ühe klassikalise tagant otsasõidu foori all, et tuli pärast stanget ja radikat vahetada. Aga see konkreetne näitusauto nüüd see tänavusel Youngtimer Campil oli siis mitte 3-liitrise mootoriga, ega ka mitte mõne väiksema rida 6-ga nagu Monzale pandi, vaid 5,7 liitrise Hemiga, ehk et lätlased olid ta tuuninud siis V8 mootori peale ümber ja väga ilusti teinud seda. Auto kapoti alune nägi väga korralik ja puhas välja ja see auto tegi ka õigeid hääli, et võib-olla see oligi võib-olla oligi kõige lemmikum auto tänavustest autodest, sest see oli ka selles mõttes üllatus, et ma polnud seda autot varem näinud. Ja märkuseks ka veel, et V8 mootorit pole kunagi Monza mootoriruumis olnud. Jaa.